kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Iseenesest tõrviku rongkäigu mõtte on ju väga õige. Lipuhiskmistseremoonial. Päikese tõusu ajal paistis punane valgus lipu peale ja Eesti lipp muutus põhimõtteliselt Vene lipuks. Palju õnne Eesti Vabariik 107. Tõrviku rongkäik sümboliseerib eestlastele eelkõige talurahva ülestõusu Saksa mõisnike vastu. Selle aasta tõrviku rongkäigul oli üle pika aja taas palju osalejaid, umbes 7000 inimest. See tõestab, et rahvas on valmis koonduma, kuid mingil põhjusel pole seda jõudu siiani kasutatud. Pärast seda EKRE esitab seda niimoodi, et ta on saanud nagu rahvuselt on saanud mandaadi jätkata samal moel. Ja vaata, see on juba viljatu tegevus. Õigemini see juhtkond või kes seda meeleavaldust hakkab läbi viima, kui see asi läheb actioniks, aga sa oled oma rahva kõrval ja sa lähed lõpuni välja, aga meil... Sa lähed nende eest kongi ja siis sa võib-olla see märter kutsub esile siseriikliku liikumise. Aga oi, seda juttu. Räägi natuke siin ja võimenda natuke veel ja leia endale 1000 toetajat ja enne kui sa aru saad, koristatakse sind ära. Ja praeguses olukorras, kus Eestit surutakse vägisi Ukraina oblastiks, on tõesti hinge kosutav olla mõttekaaslaste hulgas. Minagi olen seal mitu korda käisin ka sellel aastal. Midagi pole teha, me peame vahepeal tegelema ka selle nii-öelda meelelahutusega täpselt selles plaanis, et saada kokku nende inimestega, kes annavad selle tunde, et tegelikult on veel mille nimel seista, on veel neid, kellele see, mis toimub, läheb korda. Aga siin on huvitav asi, selleks, et Eesti käsi käiks hästi, tuleb võimalikult vähe tüli norida Venemaaga. Meie asi on saavutada hea läbisaamine, nii et kui sa tahad nagu Venemaad paika panna, sa pead temaga hästi läbi saama, pead ise saama tugevaks. Ja kui keegi natukene majandust analüüsib ja jälgib, siis on väga ignorantne arvata, et sanktsioneerimine Euroopa poolt Venemaale on eksistentsiaalse tähtsusega. Need inimesed või siis osa neist ka reptiilid, kes 24. veebruar Estoniasse tulid, nad pidasid sisuliselt Eesti kui sellise peiesid, et kas järgmine või ülejärgmine aasta samasugust Eestit on, see on juba minu meelest suur küsimus. Ja vastuseks Mihkli küsimusele me oleme lõplikult hukule määratud, vähemalt meie generatsioon ja tõenäoliselt järgnevad ka. Kui siin üldse meie oma tegevust kuidagi mõtestada tahame, siis peame seda mõtestama nii, et see, mis meie täna teeme, see on kõige nürim töö. See on aukude kaevamine käsitsi labidatega, et ühel päeval seal saaks asetseda maja. Me teeme seda tööd siin, me ei tea mitmendale generatsioonile. Meie kitsas seltskond üldse valmistame nüüd ette rasketeks aegadeks arusaamist ja ennekõike veel kord me pärandame siit oma lastele ja kuulajatele ühine eesmärk, mille nimel vajadusel ka surra. See on see, mida me siin teeme, sellepärast et muud väljavaadet Eestil ei ole.